Aga kui me räägime siin juba riietest ja lähme jälle sellise naiselike teemade radadele, ma kohe küsiks sellise küsimuse, et mida on selleks vaja, et tunda ennast naiseliku naisena? Mõlemad ohkavad. Ütleme, aus vastus on mehelikku meest, et naine saaks tunda ennast naiselikuna. Aga tänapäeval kindlasti on ka see, et naised on ise õppinud olema hästi tasakaalus ja sellised eneseteostust kuidagi pürgivad, et mina olen kogu aeg läinud selle teega, et ma tahangi elada nii, nagu ma tahan, ma ei piira ennast üldse ja ma kuidagi püüan olla alati optimistlik. Et see optimism on, ma arvan, selline võti, et isegi kui on raske tööalaselt, isikliku elu suhted rasked, et sa mõtled, aga homme on jälle parem päev ja üks uks sulgub, teine avaneb. Et vaata selline suhtumine, ma arvan, aitab ka selle naiselikkuse hoida nagu säravana ja kindlasti sellised väiksed asjad, just enesest hoolitsemine. Et ma ei ole küll mingi hull maskitaja või tegelikult ilusalongides käia, et kaugel sellest polegi aega nii palju. Kui sa oled iseseisev eraettevõtja, väike ettevõtja, siis sa tegelikult teed ju kogu aeg erinevaid asju ja ülesandeid, aga ma siiski jälle võtan selle aja, lähen sinna massaaži, lähen sinna näohooldusesse, ma ei tea, kord kuus üle 2 kuu ja siis ma teen ka kodus endal selliseid mingi poputavaid maske ja asju. Nii kummaline kuulata sind alguses, ega ma ei tee mitte mingeid erilisi asju ja siis hakkab tulema. Oleneb on ju, et kuidas, kui palju keegi arvab, et palju on vaja. Oi, see on väga palju mõne jaoks, sellepärast, et on inimesi, kes käivad võib-olla korra aastas massaažis, satuvad kuhugi puhkusele ja siis võtavad massaaži ja näiteks ma pean siia vahele tooma soomlased, kes käivad ju tihtipeale Eestis maniküüri, pediküüri tegemas. Nad käivad tõeliselt harva ja värvivad oma juukseid harva, lõikavad oma juukseid suhteliselt harva. Ma räägin keskmisest soomlasest, soomlannast. Et meie oleme siin Eestis väga privilegeeritud, sellepärast, et meil tuleb see kuskilt kas vanavanematest või isegi emadest tuleb selline nagu väike šnitt, et enda eest peab alati hoolt kandma. Et sul peavad juuksed olema pestud, sa pead ise olema puhas, riided alati puhtad, see on ülitähtis, nagu mida minu ema on mulle õpetanud, aga ma tean, et mul sõbrannadele ka paljud just, et see on üli oluline. Et ikkagi, et see välimus, et sa oled hoolitsetud ükskõik mis, sul on kehv tuju, läheb halvasti, asjad on kuidagi vinka-vonka võib-olla vahete vahel, siis sa saad ju ise oma meeleolu tõsta just nimelt riietusega. Et ärge unustage, et Eestis on isegi riided on, sa saad endale väga hea uhke hot couture'i kostüümi, kleidi, suhteliselt okei hinnaga. Sellised asjad välismaal ei ole võimalikult, kuigi nad teenivad mis paremini, aga ikkagi, et kui ma lähen mingi Eesti disaineri outfitiga välismaale, siis seal lüüakse ikka 2 kätt kokku ja öeldakse, vau, palju see maksis on ju, et see ei maksa palju, aga see on lihtsalt see üks asi, sa hoolitsed ise enda eest. Sina oled number 1. Ja minul on nii, et vahest on, et mul on see olnud mingi kuu lõpus mingi viimane raha, sel kuul, aga ma lähen ja ostan selle niši parfüümi endal ja vaata, ma panen seda parfüümi peale ja ma tunnen kuidagi, et ma olen ennast nagu premeerinud ja vaat see, ma tegin midagi enda jaoks. Ja siis järgmine kuu tuleb jälle paremad asjad, paremad tööd ja nii edasi ja et tuleb nagu elada hetkes, ma arvan, et ei tasu nagu mõelda ja unistada ainult, et tuleb nagu teha asju praegu ja nüüd.